Minu nimi on Mihkel Eliste, olen Arkovere kinnisvarabüroo kinnisvaraanalüütik ja kutseline kinnisvarahindaja. Ja jälle nädal möödas ja vaatame viimase 7 päeva peale tagasi, mis meil kinnisvaraturul vahepeal seoses koroonaviiruse pandeemia esile kerkimisega taas juhtunud on ja mis peatselt juhtuma peaks hakkama. Et võib-olla alustaksin sellel korral hoopis sellest, et kuidas aprill alanud on kinnisvarabüroo äri jaoks. Et kui ma siin enda tegevust ja ka mõne kolleegi tegevust vaatan, et peaks ütlema, et aprilli algus on isegi olnud üllatavalt positiivne. Et kui me ootasime siin, ütleme, käibelangust oluliselt suuremas mahus, kui see siiamaani olnud on, siis vähemalt aprilli algus on olnud isegi suhteliselt positiivne. Et on küll neid, kellel on tööd jäänud oluliselt vähemaks, aga on siis ka neid, kes seda nii suurel määral siis, kui oleks kartnud, ei ole isegi veel tähele pannud, et eks paistab, mis aprilli teine pool muidugi toob, aga vähemalt nii-öelda esimeses sügavas kriisis olevas kuus võib öelda, et olukord on positiivsem, kui oleksime oodanud. Et samaaegselt näiteks, kui me vaatame palju eluasemelaenu võtvaid isikuid on, kes kinnisvara hindamist siis laenu tagatisele tellivad, et neid muidugi on täna selgelt vähem, aga kui me vaatame selliseid tegevusi, mis siis ei sõltu näiteks otseselt majandustsüklist, siis igasugused lahutamised, vara jagamised, pärimised, raamatupidamiseks hindamised, kohtule hindamised, erinevad avaliku sektori, munitsipaalsektorite hanked, et neid on nagu paistab olevat oluliselt rohkem kui võib-olla varasematel perioodidel. Et võib-olla turuosaliste ootustest, et kui siin märtsi keskpaigas eriolukord algas ja ütleme kinnisvara arendajad siin endiselt mulle näiteks kirju saatsid, et mingisuguse arendusprojekti müügitulu osas näiteks läbirääkimisi pidada, et sellist asja täna nagu enam ei ole, ehk siis märtsi keskel, kui veel mõnele kliendile sai öelda, et kuule, et ma arvan, et sul ei ole mõtet nagu uut arendusprojekti siin lähikuudeks kavandama hakata, et ei ole mõistlik seda eitama hakata ja pangast laenu tõenäoliselt peale nagunii ei saa, et veel märtsi keskel sellest nagu tundus, et kõik ei tahtnud väga hästi aru saada, aga tänasel hetkel nagu keegi enam selliseid kirju ei kirjuta ja kõik on jäänud pigem sellisele ootavale positsioonile. Aga nad ei ole ka siis otseselt pessimistlikuks muutunud, et kõik on seni suhteliselt konservatiivselt seda olukorda hinnanud ja ütleme, sellist tugevat pakkumishindade langetamist järsult me ei ole ka endiselt ostu-müügitehingute turul näinud. Et täna endiselt nagu need muutused, mis siis negatiivsed kipuvad olema, on endiselt üüriturul. Ja kui me vaatame, mis üüriturul Tallinnas, Tartus näiteks toimunud on, siis laias laastus võib väita seda, et kui siin sellise ühetoalise korteri üüri eest saab täna, ütleme, kahetoalise korteri, see kehtib enam-vähem sarnases proportsioonis ka suurema toaliste korterite osas ja seda nii Tallinnas kui Tartus suhteliselt ühtselt. Et noh, siin võib arvata, et need hinnad langevad mõningal määral veel, kuna seda pakkumist siis peaks kõikide eelduste alusel järjest rohkem hakkama lisanduma, et praegu meil viimase nädalaga Tallinnas tuli üüripakkumisi juurde circa 8% võrra ja Tartus 13% võrra ja see kasv oli siis suhteliselt analoogne ka eelmisel nädalal. Et miks Tartus võib-olla üüripakkumiste arv kiiremini kasvanud, keegi mõtleb, et see tuleneb siis ennekõike sellest, et kuna meil Tartus väga suur osa siis üüriturust on tudengite nii-öelda osakaalu all ja kuna haridusasutused on suletud, siis tudengid on Tartust lahkunud ja enne suve nad siis tõenäoliselt sinna tagasi ei lähe, mis tähendab seda, et need üürikorterid on tühjaks jäänud oodatust tunduvalt varem. Ja kuna meil ei ole täna endiselt kindel, et kas 1. septembril koolid on avatud, et siis see ühtlasi võib Tartu puhul näiteks sellise iga-aastase tugeva hooajalise üüripakkumiste languse aasta, ütleme teises pooles või siis suve keskpaigast alates ära jätta või siis nihutada selle mingisugusele teisele perioodile tulevikku, et näiteks meil kõige see aktiivsem üürikorterite nii-öelda väljaandmise periood Tartus võib tulla hoopis kusagil sügise teises pooles näiteks. Et kuna me ei tea, kas haridusasutused 1. septembril avatakse, praegu tahaks prognoosida, et avatakse, aga juhul kui meil peaks näiteks
viiruse teine laine toimub või mingisuguseid muid olulisi muutusi tulema, et siis see kuupäev ei pruugi siiski sinna paika jääda, nagu me hetkel ootame. Et samal ajal ütleme, kui me võrdleme tänast kriisisituatsiooni sellega, mis oli 2008 või 2009, et tol korral täpselt samamoodi, siis Tartus üüripakkumiste arv kasvas tunduvalt kiiremini kui Tallinnas. Aga kui täna me arvestame näiteks seda, et meil kõrgharidus on tasuta ja me oleme kriisiolukorras, kus väga paljudel isikutel tööd kas ei ole või see sissetulek seal tööl on oluliselt madalam kui mõni aeg tagasi, siis võib täiesti juhtuda, et sügisesel perioodil suur hulk isikuid, kes on plaaninud näiteks ülikooli minna või on õppinud seal näiteks kaugõppes, nad võivad hoopis minna selle kõrge tööpuuduse tõttu päevaõppesse või siis üleüldse ülikooli õppima, mis võib siis mingil määral näiteks üüriturul seda pakkumiste arvu kasvu näiteks aasta teises pooles veidi tagasi hoida. Aga noh, see võib ka olla täiesti marginaalne trend, et eks peatselt Tartu nii-öelda maakleritelt saab küsida, et millised arengud turul sügisel toimuma hakkavad. Ja võib-olla kinnisvaraturul viimasest nädalast veel, et kui näiteks ühisrahastusportaale vaatame, siis seal selgelt intressid on kasvanud, raha on kallim, raha tuleb aeglasemalt, ehk siis uusi arendusi ei finantseerita enam varasemas mahus täis ja see võib siis varsti kaasa tuua selle, et kuna väga paljud arendusprojektid saavad finantseerimist etapiviisiliselt, nende järgmiste etappide osas, siis see raha ei pruugi tulla kas õigel ajal või siis seda ei pruugita enam üldse täis finantseerida, ehk siis võib tekkida olukord, kus mõned arendusprojektid jäävad ehituse osas lihtsalt seisma seetõttu, sest vahendeid ei ole ja traditsioonilised krediidiasutused ei pruugi olla nõus neid laene üle võtma või siis refinantseerima. Et täna, kui neid ühisrahastuses finantseeritud projekte vaadates väga paljude osas on juba koroonaviiruse pandeemia tõttu selle 6-kuuline nii-öelda edasilükkamine tagasimaksete osas juba tehtud. Et kas siin 6 kuu pärast see turusituatsioon oluliselt parem on, kui ta täna on, hetkel ei saa lubada, aga eks neid kuupäevi lükatakse seal tulevikus tõenäoliselt veelgi edasi, kui vähegi võimalik, et siiamaani tundub, et keegi kinnisvara sundmüüki ei soovi nagu viia, et seda hinnalangust ja pakkumise suurenemist üritatakse kõikidel võimalustel nagu tagasi hoida, sest lõppkokkuvõttes oleks meil kõigile oluliselt parem kui see, et kinnisvara hinnad hakkaksid tugevalt alanema. Ja võib-olla ütleme kinnisvaraturust veel nii palju, et ütleme, kui me läheme ärikinnisvara osasse, siis siin on hakanud esile kerkima nagu küsimus, et kui täna eriolukord kestab, väga paljud üürnikud ei pea üüri maksma. Aga kui me täna siit eriolukorrast peatselt mõne kuu jooksul väljuma hakkame ja ütleme, need kaubandus-teeninduspinnad, restoranid, kohvikud, kõik taaskordselt tööle hakkavad ja need ettevõtete omanikud peavad hakkama jälle üüri maksma kinnisvara omanikele. Ma arvan, nad suhteliselt kiiresti avastavad siis, et see äri ei ole enam sugugi endine, nagu ta oli jaanuaris või veebruaris. Ja seal võib siis juhtuda, et ikkagi väga paljud ettevõtted sulgevad oma uksed näiteks 3. kvartalis või aasta lõpus, mis omakorda üüriturul suurenenud pakkumise tõttu viib siis olukorrani, kus uut üürnikku on suhteliselt keeruline leida. Ja kuna selleks ajaks maksepuhkused on juba lõppenud või neid ei taheta enam nii kergekäeliselt anda, võime me jõuda siis olukorda, kus need kinnisvaraomanikud ei suuda enam neid pangalaene teenindada, mis neil ärikinnisvara osas võetud on. Ehk siis kui pankadel tänasel hetkel peaks tekkima nende tagatiseks olevate kinnisvarade osas mingisugune laenukahjum või siis raha sinna olulisel määral kinni jääma, siis tõenäoliselt see kerkib alles esile järgmise aasta, ütleme esimeses pooles või kogu järgmise aasta vältel. Aga kui me võrdleme seda näiteks aastaga seal 2008, 9, 10, täna see probleem ei ole siis sugugi laialdane nagu tol ajal, aga ütleme Tallinna linnas, näiteks ennekõike vanalinnas, võib siis see probleem peatselt esile kerkida, sest ütleme, kui meil ülejäänud kinnisvaraturg siin saab toimima hakata peale eriolukorra, ütleme, lõppemist, siis Tallinna vanalinna puhul on see, et kuna meil tõenäoliselt siin lennukid ja laevad hakkavad liikuma oluliselt hiljem kui
paljud teised sektorid, siis vanalinna taastumine võtab tõenäoliselt tunduvalt kauem aega kui siin võib-olla magalapiirkondade elamispindadel ja ülejäänud kinnisvaraturu nii-öelda segmentidel ja sektoritel. Aga küll paistab tulevikus, mis sellest täpsemalt saab ja eks iga järgnev nädal, mis tuleb, toob meile järjest rohkem informatsiooni ja saame seda asja põhjalikumalt analüüsida. Selleks korraks jälle kõik ja tuleme nädala aja pärast tagasi ja vaatame, mis vahepeal veel muutunud on. Aitäh, nägemist!